Eelmises loengus rääkisime dioodidest, mis ühtepidi juhivad voolu ja teistpidi ei juhi. Dioodi käitumine vooluringis on määratud tema pingevoolu karakteristikuga ehk tunnusjoonega. Selles loengus mõõdame oma dioodi tunnusjoone. Dioodi tunnusjooneks nimetatakse dioodi läbiva voolu tugevuse sõltuvust dioodile rakendatud pingest. Tihti nimetatakse tunnusjoont ka voltamper karakteristikuks. Iga konkreetse dioodi tunnusjoon on natuke erinev, aga üldine sõltuvus on kõigil ühesugune. Dioodi tunnusjoone võib jagada 3 tööpiirkonda. Esiteks pärisuunaline, kus pärivool on väikestel pingetel nõrk, aga alates umbes 0,6 voldist tugev. Teiseks vastassuunaline. Kui vastupinge on sellele konkreetsele dioodile lubatud piires, siis dioodi läbiv vool on väga nõrk. Väga kõrgel vastupingel toimub läbilöök, mis rikub dioodi jäädavalt. Dioodi tunnusjoone korrektseks mõõtmiseks on vaja reguleeritavat toiteplokki ning korraga voltmeetrit ja ampermeetrit. Niisugune komplekt ületab igal juhul meie loengukursuse eelarvet. Selles loengus teeme takistitest pingejagaja ja mõõdame oma dioodi tunnusjoone kasutades ainult ühte multimeetrit. Kord voltmeetrina, siis jälle ampermeetrina. Kõigepealt koostame 13 madalaoomilisest takistist koosneva pingejagaja. Takistite väärtused on niisugused. Eriti huvitab meid pingete piirkond 0,5 voldist kuni 0,8 voldini. Seepärast on äärmised takistid natuke suurema takistusega. Vooluallikaks kasutame 1,5 voldist patareid. Niisugusel D-tüüpi patareil on väiksem sisetakistus, seepärast suudab ta anda tugevamat voolu. Mõõtmised teeme 3 etapis. Esiteks, mõõdame pinget pingejagaja kõikides punktides ilma dioodi ühendamata. Teiseks, mõõdame pinge dioodil, kui diood on ühekaupa ühendatud pingejagaja kõikidesse punktidesse. Kolmandaks, mõõdame dioodi läbiva voolu tugevused, kui diood on ühekaupa ühendatud pingejagaja kõigisse punktidesse. Esimene etapp on lihtne. Võtame dioodi ühe otsa lahti, puudutame traadi otsaga pingejagaja kõiki punkte ja kirjutame voltmeetri näidud tabelisse. Koma tähistamiseks olen kleepinud multimeetri külge tükikese isoleerpaela.
Teine etapp. Ühendame dioodi katoodi vooluallika miinusotsaga. Jälle puudutame traadi otsaga pingejagaja kõiki punkte ja kirjutame voltmeetri näidud tabelisse. Kui dioodi läbiva voolu tugevus on suur, siis läheb diood kuumaks. Hoiame traadi otsa pingejagaja küljes võimalikult lühikest aega ja katsume võimalikult kiiresti märgata multimeetri näidu. Näeme, et kõrgemad pinged on oluliselt erinevad dioodiga ja ilma, aga madalamad pinged on üsna sarnased. Kolmas etapp. Seame multimeetri ampermeetriks. Mõnel multimeetril või mõnes mõõtepiirkonnas tuleb multimeetri juhtmeid sisendite vahel ümber tõsta. Kindlasti hakkame mõõtma suuremast mõõtepiirkonnast alates. Lõpuks joonistame saadud punktidest graafiku, kus horisontaalteljel on teise etapi jooksul mõõdetud pinged ja vertikaalteljel on kolmanda etapi jooksul mõõdetud voolutugevused. Vastupinge ja vastuvoolu mõõtmiseks ühendame dioodi katoodi vooluallika plussi ja mõõdame kordamööda dioodile rakendatud pinge ja dioodi läbiva voolu tugevuse. Aga väikeste dioodide korral on vastuvool nii nõrk, et selle multimeetriga pole võimalik voolutugevust mõõtagi. Põhimõtteliselt võib vastuvoolu mõõtmata jätta. Selles loengus mõõtsime dioodi tunnusjoone.
Järgmises loengus lisame tunnusjoonele koormusjoone.